See on Titanicu poos, jah. Selline vahva koerte mängumaja laev valmis Kääpakülas seetõttu, et Margus Teska õuele tekkis katusevahetusest vanade laudade hunnik ja nendega tuli midagi ette võtta. Ostsin ainult need postid siia äärte ja ülejäänud need lauad on kõik siis vanad katuselauad. Ei tea, kas Eestimaal on veel koeri, kel on oma mängumaja ja veel laevakujuline. Isegi lapsi, kellel oleks isiklik mängumaja, pole väga palju. Kui palju nad siin mängivad? Suvel on nad suht enamus ajast on siin. Et siia paistab hommiku väike peale, aga nad ööbivad isegi nendes väikestes nii-öelda siis kuudikutes seal üleval ja all. Mis nad teevad seal? Veavad mänguasju sinna omale ja lihtsalt pikutavad ja väga midagi ei tee, vaatavad ringi, mis küla peal toimub. Vanem koer Teesi on 8-aastane, noorem, tema tütar Leksi 6. Teised kutsikad Teesi pesakonnast leidsid omale uue kodu, kuid Leksid keegi ei tahtnud. Ta nägi väga toitu näoga välja, kui ta nii pisike oli ja ega mulle ei olnud kahju teda jätta. Sellised krantskoerad kohe sobivad laevale, ongi nagu laevakoerad mõnest vanast raamatust. Teesi võttis mängumaja ka otse kohe omaks. Emane teab, see on temale ehitatud, kutsikad siis ei olnud veel, aga ta oli alati ninapidi juures. Aga ka kass Mikki on siin sage asjaline. Mikki, nüüd üle. Mikki käib suht tihti nagu, tavaliselt ongi, et just suve hommikuti, nagu ma lasen ta õue, siis tulen ise ka kohviga õue ja just laeva juurde, siis koerad juba päevitavad siin ja siis Mikki istub seal, kas nendest aukudest vaatab välja või midagi, et ikka käib siin koos. Nad saavad väga hästi läbi üksteisega. Mikki on 3-aastane ja koos koertega kasvanud. Mikki on ka selline nagu koera sorti kass, et nii kui ma viskan siin hoovi peal neid discgolfi kettaid, siis ta nagu jookseb neile järgi ja nagu tooks ära, sest koerad toovad ära, aga kass ei too ära ja siis ta lihtsalt jookseb järgi neile. No, ei ole. Et koerad kogu aeda üles ei kaevaks, on keskõue kaitseks elektrikarjus. Nad on jubedad kaevajad ka, et kõik mutid püüavad kinni ja mul ei ole isegi mingit lõksu vaja. Siin on nagu maha pandud elektrikarjus ja siis just selle eesmärgiga, et kaitsta lilleveenraid ja puid ja sest et nad kaevavad, igal aastal on kaevanud hästi suured kaevikud niimoodi, et sa saad lautsa nagu tunnelist, et saad alt läbi minna. Ma just siin paar päeva tagasi siin nagu kaevasin, riisusin kinni need augud, et siit kuskilt lähebki see piir ja siis neil on siuke suur jooksurada, nad mööda saavad sinna metsa minna ja teevad nagu siukse tiire siin. Hiiri aga koerad ei püüa. Hiiri on, aga hiiri püüab Mikki. Ka Mikil on moodne seade. Mikil on telefonis on äpp ka ja siis ma nagu näen GPS, temal on GPS-is ja temal ei ole karjust. Ja siis, et kui ta läheb aiast välja või kuskile, et siis mul tuleb sõnumeid kohe ja et mis ta teeb ja kus ta käib. Et tema on hetkel selle küla top 1 nii-öelda ringi jooksja, siis ta näitab nagu kilomeetreid ja neid palju ta nagu maha käib. Et alati on teada, kus ta on või mis et ei kao ära. Väga kaugel Mikki ei käigi. Umbes 2 kilomeetrit on tema liikumise raadius. Aga koerte põhielamu on aia teises servas. Sellel on soojustatud põrandad, seinad ja katus ning see spetsiaalne puupõhk. See on korterelamu ja ridaelamu boks. Aga kus on korterid 1 ja 2? Korterid 1 ja 2 on tegelikult see sama maja, aga toona ta oli nagu kokku pandud, siis nagu ta oli üks väike kuut ja siis nüüd aastate jooksul on ta siis niimoodi lahku läinud. Järgmine etapp. Jah, just, et oli esimene kuut ja siis oli teine kuut, et nüüd see on siis 3. ja 4. Et 3. 4. on ta sellepärast, et ema koer ei lubanud enam tütart oma kuuti ja siis talle tuli teha nagu oma sükene kodu. Aga et ta oleks ikka sükene ühe pere elamu nii-öelda selles suhtes siis väike terrassialune, sest neil meeldib hästi pikutada.